tänane sõna viib meid Galilea järve äärde, Geneetsareti järve äärde, nagu evangeeliumis siin on öeldud, ja sündmuste juurde, mis on päris üllatavad. Ma loen Luuke evangeeliumi järgi 5. peatükist 1. kuni 11. salmini. Aga sündis, kui Jeesus seisis Geneetsareti järve ääres ja rahvas tema juurde tungles Jumala sõna kuulama, et ta nägi 2 paati järve ääres seisvat. Aga kalurid olid neist välja läinud ja loputasid võrke. Astunud paati, mis oli Siimon oma, palus Jeesus teda natuke maad rannast eemale sõuda ning ta istus ja õpetas rahvulki paadist. Aga kui ta lõpetas kõnelemise, ütles ta Siimonale, sõua sügavale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks. Siimon vastas talle, õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud ega ole midagi saanud, aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette. Ja kui nad olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu, et nende võrgud rebenesid. Ja nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et need tuleksid neile appi, ja need tulid ja nad täitsid mõlemad paadid, nii et need olid vajumas. Aga kui Siimon Peetrus seda nägi, langes ta maha Jeesuse põlvede ette, ütles, mine minu juurest ära, issand, sest ma olen patune mees. Sest hirm oli haaranud teda ja kõiki, kes olid temaga kalasaagi pärast, mille nad olid püüdnud. Nõnda samuti oli ka Sebeduse poegade Jaakobuse ja Johannesega, kes olid Siimona kaaslased, ja Jeesus ütles Siimonale, ära karda, nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi. Ja kui nad olid paadid kaldale vedanud, jätsid nad kõik maha ja järgnesid talle. Aamen. Ma tahaksin täna selle fookuse asetada Peetruse käitumisele. Peetrusele, kuigi tegelik tegija selles loos on Jeesus. Seda erialakeeles nimetatakse seda Peetruse käitumist akraasiaks. Ma arvan, et siin väga palju ei ole neid, kes seda nimetust kunagi kuulnud, akraasia. Ja see on tegelikult sedalaadi käitumine, kus inimene vastu oma kõiki kogemusi, oskusi ja teadmisi langetab mingi otsuse, mis ei vasta nendele kogemustele ja teadmistele, vaid täiesti vastupidi sellele kõigile. Ja nii-öelda tegutseb meeletult. Et miks Peetrus nii toimib? Miks inimesed üldse vahel nii toimivad? Ja tagajärjed võivad olla vahel väga üllatavalt head ja enamasti siiski ka üllatavalt halvad. Aga antud juhul olid need üllatavalt head tagajärjed. Selle küsimuse üle on erialateadlased ja ka filosoofid ja paljud targad inimesed Sokratesest Platonini ja Platonist kuni kaasaegseteni välja on mõelnud, arutlenud, kuidas on võimalik, et inimene vastu oma teadmisi, oskusi ja kogemusi tegelikult võib ootamatult käituda täiesti teistpidi. 1970. aastal avaldas Donald Davidson ühe raamatu, kuidas on tahte nõrkus võimalik. Ta nimetab seda tahte nõrkuseks, et inimesel oleks teadmisi, kogemusi, ta peaks tahtma midagi kindlat, aga ta tegelikult tahab hoopis ja teeb teisiti asju. Ja selles raamatus ta teeb ühe vihje ja ütleb, et sageli on üheks põhjuseks see, et inimene on mõjutatud mõnest väga olulisest isikust, kes talle seda ütleb.
et kas kes on väga šarmikas või võluvisik või väga veenmisvõimeline isik ja ta ütleb seda ja siis inimene korraga toimib nii, nagu ta tavapäraselt ei teeks. No, kes on armunud, need teavad seda väga hästi, et kui see armastatu midagi ütleb, et siis et sa oled nagu, ta öeldakse, mõistus on peast ära ja teed just neid asju, mida tema ütleb, aga sinu enda oskused, teadmised ja kogemused jäävad sel hetkel kõrvale. Aga tuleme nüüd sinna Genetsareti järve äärde, et siin on siis see paik, kus see akraasia toimub, tõesti see järve äär, põhjakallas, natukene põhjakaldast, ütleme, kõrvale, aga siiski peaaegu põhjakallas. Ja me näeme seal hommikul kalamehi. Nemad tulevad öiselt püügilt, nad on väsinult tõmmanud oma paadid kaldale, on selgelt näha, et nad on pettunud, see on täiesti tühja läinud öö, ei mingit saaki. Ja kui nii asjad edasi lähevad, siis see võib isegi nälga tähendada. Ja nad hakkavad siis ikkagi oma võrke puhastama ja kuivatama. Ja korraga läheneb üks suur rahvahulk. Nende eesotsas on umbes 30-aastane mees. See mees ronib ühte paati, mis on kaldas, kõneleb ühe kaluriga ja see kalur pisut vastumeelselt haerutab natuke kaugemal järve peal ja siis ta kõneleb kogu selle rahvahulgale. Inimesed kaldal kuulavad väga tähelepanelikult ja pärast seda kõnet juhtub veel midagi üllatavat, et kalamehed ja see jutlustaja räägivad midagi omavahel, paat tuleb tagasi, aga toovad selle jutlustajaga kaldale, aga kalurid lähevad uuesti järvele kala püüdma. Ja see paneb imestama, sest kalapüügi aeg on juba ammu läbi, kes vähegi asja kursis on. Sest päike on kõrgele tõusnud, valgus on liialt suur, kala varjub, ta ei taha seda valgust, vesi muutub palavaks, kala läheb sügavale ära, ei liigu enam. Me kõik, kes me oleme siin samas jõe ääres või mere peal pärast kella 9 suvel hakanud veel kala püüdma, siis see on nagu asjata minek. Et minnakse ikka hommikul vara, et möödunud suvel ikka tõusin kella 3 ajal üles, et kell 4 olla siin lahe peal vend Tõnu Lehtsaarega ja ütleme nii, et esimene kala, esimene koha tuli kella 5 paiku ja siis kuskil 6-7 ümber, siis on sagimist nii, et sa ei jõua, kui on hea kala saaks, siis sa ei jõua seda nii palju välja tõsta, kui tuleb. Aga kuna mõõt on antud inspektsiooni puhul, siis sa pead tagasi viskama. Ega siin teistes lugudes on ka näha, et väiksed visati ikka tagasi ka evangeeliumides. No nii, igal juhul suur kalapüük ebasobival ajal. Ja vaadake, siin on ühest küljest, nüüd me teame, et Siimon Peetrus, elukutseline kalur, kes kuulab puusepa poja Jeesuse nõuannet. 2 täiesti erinevat nägemust, arusaamist ühest küljest. Elukutseline kalur, kes on isalt ja vanaisadelt kõik arusaamise, tarkuse, kogemuse pärinud ja teisest küljest on korraga see rändjutlustaja, kes ütleb, et minge uuesti välja, sõutke sügavale kohale, visake paremat kätt ja kohe hakkab tulema, tulebki. Selle jutluse käigus, mis siin ennem oli, on midagi Peetruses nii muutunud, et ta ütleb, et õpetaja või meister, et sinu sõna peale lasen ma oma võrgud vette. Sinu sõna peale lasen ma oma võrgud vette. Ja tulemuseks, nagu me kuulsime, oli tohutu kalasaak. Need võrgud rebenesid, paadid said ääreni täis.
ütleme nii, kalameeste seisukohalt võttes niisugused meeletud mehed ääreni täis paatides. Ja midagi selle loo lõpus juhtub veel, et need senised võrgud ja tööriistad muutuvad ülearusteks. Evangeeliumid ei räägi nendest enam. Päris lõpus veel näeme, et veel kord pärast Jeesuse ülestõusmist, päris lõpusündmustes veel kord toimub midagi sarnast seal Galilea järve ääres ja see on kõik. Nüüdsest alates muutub oluliseks üks teine võrk ja see on inimsuhete võrgustik. Et siin nagu öelda, et Jeesus viskab nagu ühe nähtamatu köie ja Peetrus võtab selle vastu. Jeesus annab väljakutse ja Peetrus võtab selle väljakutse vastu. Ja see tulemus, mis nüüd juhtus siin, see ehmatab ka Peetruse enda ära. Mine minu juurest ära, issand, sest ma olen patune mees. See on niisugune väga järsk kogemus. Inimene korraga tunneb, et siin on midagi jumalikku ja mina olen täiesti kõlbmatu. See on niisugune piiblit, kui lugeda, klassikaline Jumala ilmutuse olukord. Et kõik need kohad, kus Jumal eriliselt inimestel on ilmutunud, on näha, kuidas inimene on nagu vapustatud, ta tunneb oma patusust, reageerib sellele kuidagi ja siis teda tõstetakse uuesti üles ja antakse talle mingi uus ülesanne. Selleks, et, ja Peetrus saabki selle ülesande, inimesi püüda. Et selleks ei vaja ta enam vanu vahendeid. Ta võib rahuga kõik maha jätta. Teda kannab nüüd uute suhete võrgustik õpetajaga ja issandaga. Ja veel enam, Peetrus ja isegi tema kaaslased jätavad oma senised võrgud maha ja paadid. Ja Siimon läheb ja järgib Jeesust. Ja temast saab, nagu ütelda, kaljumees, kuigi see on üks raske protsess, sest ta on ise küllaltki kõikuv. Aga ta saab kaljumeest sinu sõna peale. Kõik algas sellest usaldusest, et sinu sõna peale. Nüüd ma olen seda jutustanud, seda akraasiat. Ja küsin iseendalt ja sinult ka, et millal mina ja sina viimati Jeesuse sõna peale midagi oleme teinud. Või me teeme ikka oma nagu plaanide järgi, oma kogemusi mööda. Täna on meil koguduse aastaaruande nagu koosolek. Ja ma ütleksin nii, et see on niisugune normaalne käik, et me vaatame tagasi ja midagi sellest tagasivaatest kindlasti nagu on suurem, on tähelepanuväärsem, paneb võib-olla mõtlema, et jah, see on hästi läinud ja see muudab meie hetkeseisundit ja tuleviku tegevust. Iga tagasivaade, iga mälestus, mis sul iial on, see tegelikult muudab praegust hetke. Ja sinu võimekust tegutseda homme. Et need, nagu ütelda, need seal mineviku ajameres need mälestuste klimbid või et mis seal ujuvad, et need tegelikult, nad tulevad meisse ja need samad klimbid kohtuvad meid uuesti tulevikus. Kui keegi tegeleb väga plaanimajandusega, siis ta ongi kogu aeg orienteeritud nagu sellistele plaanidele. Aga kui me saame osa nagu sellisest jumalikust juhtimisest, siis meil tekib nagu üks teine avatus. Me mitte ainult nendele oma kogemustele ei rajane,
mitte ka parimatele teooriatele, mida kaasaja juhtimispraktika nagu ette pakub, vaid me oleme avatud nagu kõigele ja meie töö nagu läheb kergelt. Üks väga suur selline nägemus on Hiina nagu tarkusest pärit, et kuidas lihunik ärga poolitab. Ja see on pikk lugu, ma ei hakka täna hommikul meid sellega vaevama, aga see tähelepanuväärne on see, et see oskuslik lihunik, meister, ei terita kunagi eriti oma seda suurt nuga. Ja põhjus on väga lihtne, sest ta on nii tark, et alati, kui ta lõikab kondist mööda, ta ei nürista oma nuga. See käib siuh ja säuh, nagu see lugu ütleb. Ja kõik on õiged tükid. Me ei tea, missugune on meie tulevik, aga kui me oleme Jumala juhtimise all, siis võiks ütelda ka, et me ei nüsi neid elukonte ja ei takerdu konfliktidesse, mis on mõttetud, vaid me läheme ja nagu läbime seda maailma ja jätame sellesse oma jälje. Me lõikame nii, et isegi väliselt ei jälgegi järge, aga on lõigatud Jumala riigi kasuks. See võrk, mida meie Jumala sõnaga ja armastusega välja viskame, see on midagi, mida ei olegi vaja enam kuivatada. Need paadid ei ole isegi nii, et neid tasuks maale tõmmata, vaid see on midagi palju suuremat. Sinu sõna peale, Issand, mõtleme sellele, millal. Ja kas me täna oleme ka valmis minema ja ette võtma selliseid asju, mis ei vasta otseselt meie kogemustele. Aga nad avavad meie ees nagu ühed uued võimalused. Üks benediktiini nunn, Marcella Velte, on seda kõike veel omakorda kokku võtnud ühes originaalis, võiks olla luuletus, aga kui ma vaatasin ja mõtlesin selle üle seda leides, siis ma lihtsalt loen teda nii, nagu ma seda sealt leidsin. Sinu sõna peale, Issand, võtsid inimesed ette mõttetud asju. Nad alustasid asjadega, mis olid juba ette määratud läbikukkumisele. Sinu sõna peale ehitas Noa laeva ja kaasaegsed naersid ta üle, kuni see laev ta üle vette kandis. Sinu sõna peale läks Abraham võõrale maale. Sinu sõna peale, Issand, ütles Maarja oma jaa, hommikul, kui ingel kuulutas poja sündi ja õhtul, kui poeg ristilt võeti. Sinu sõna peale, Issand, viskas Peetrus võrgud välja ja püüdis täiuse ja tõotused. Sinu väes kõndis ta üle vee ja lasi end juhtida, kuhu ta ei soovinud. Sinu sõna peale, Issand, jätsid kõigi aegade usutunnistajad oma elu ja leidsid selle uuesti sinus. Sinu sõna peale ja sinu väes teenisid nad sind seal, kus kõik otsisid vaid oma. Usaldasid nad sind, kui teised loobusid. Andestasid vaenlastele. Uskusid, kus kõik kahtlesid. Lootsid, kus midagi polnud enam loota. Armastasid, kus keegi enam ei armastanud. Sinu väes ja sinu sõna peale, Issand, tahan ka mina uuesti alustada, sest need on sinu võrgud ja sinu püük. Aamen.